بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna me oleme jõudmas Ramadani lõpule järjest lähemale, meil on jäänud ainult mõned päevad, siis on sobilik rääkida Zakat al-Fitrist, mis on siis almus, kohustuslik almus, mida me peaksime maksma Ramadani lõpus. Ja see on kohustuslik kõikidele moslemitele ja seda siis antakse, selle kogus on 4 muddi, mis on selline mõõduühik, mis kokku teeb 1 saa, kõik need mõlemad on araabiakeelsed terminid, ja lihtsalt öeldes on see umbes 3 liitrit. Kaalu poolest ta võib erineda, kuna tegemist on mõõduühikuga, ja seda makstakse siis või seda antakse vaestele, hädavajajatele, ja seda antakse toiduna, ja seda ei maksta rahas, seda makstakse toiduna. Selleks võib olla näiteks riis või mingi muu kuivaine, mida konkreetses piirkonnas riigis kasutatakse. Et siin meil Eestis võib see olla ükskõik kas riis, tatar, mingid, ma ei tea, tangud, mis iganes kuivaine, mida inimesed tavaliselt toiduks kasutavad. Ja kui näiteks tavaliselt makstakse näiteks, kui tavalist kohustuslikku almust, näiteks zakati, tavalist zakati inimene maksab ainult enda pealt, siis seda zakat al-fitrit siis makstakse kõikide moslemite pealt, on nad vanad või noored, ja samuti laste pealt. Ja isegi on soovituslik maksta seda sündimata lapse pealt ehk loote pealt, on samuti soovituslik, mitte ka kohustuslik. Nüüd millal seda makstakse? Seda on kohustuslik maksta enne Eidi palvust, ja pärast seda ei ole enam see zakat al-fitr, et siis see on lihtsalt tavaline almus, et seda tuleks maksta alati enne seda Eidi palvust. Ja samuti ei ole mingit probleemi, kui seda maksta näiteks üks päev või paar päeva enne seda, enne Eidi palvust. Ja see on siis kõige selline varasem aeg, mil seda makstakse. Ja samuti ei tohi seda maksta rahas, et see peab olema makstud toidus, mis on, siin on küll erinevaid arvamusi, aga see on nüüd enamus õpetlaste arvamus, et seda makstakse ainult rahas, ja see on ka samuti sellise tugevama tõendiga, sest prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja tema kaaslased tegid ka täpselt samamoodi, nad maksid seda alati toidus, et nad ei teinud seda rahas. Ja see ei tähenda nüüd seda, et võib-olla mõni nüüd mõtleb, et aga igasugused mošeed ja islamikeskused koguvad ju raha, et kuidas me saame siis õigesti käituda, et kui nemad koguvad raha, et kui me maksame selle raha nüüd zakat al-fitrina, et kas see siis on õige. Et see läheb juba selle all, et me siis laseme kellelgi teisel meie enda eest või meie endi nimel selle toidu osta ja selle toidu jagada siis hädalistele, vaestele, kes seda vajavad. Et see on täiesti okei. Sest samamoodi näiteks siin meie Eesti Islamikeskus teeb samamoodi, et nad koguvad inimesed raha, aga siis nad ostavad selle eest toitu ja jagavad selle inshallah inimestele laiali, inimestele, kes seda vajavad. Et see maksa seda selles mõttes rahas ülekandena näiteks, et sellisel juhul on see okei, et kui see tõesti jõuab siis lõpuks niimoodi toiduna selle hädavajaja kätte. Ja siis kaalu poolest mõni inimene võib-olla
eelistab kaaluda, et see mõõduühik ei ole väga selge, et siis sellisel juhul on öeldud, et enamasti on see umbes 3 kilo. Et see võib varieeruda, kuna erinevad, ütleme, kuivained on natuke erineva kaaluga, erineva tihedusega, et siis see kaal võib natuke varieeruda, aga umbes 3 kilo. Et see mõõduhik tegelikult, see 1 saa tähendab siis tegelikult 4 sellist biotäit, mis on siis niimoodi kuhjaga biotäit. Et 4 sellist biotäit on siis üks sää, mis siis antakse Zakat al-Fitrina. See on siis hästi kokkuvõtlikult, mida meil on vaja teada Zakat al-Fitri jaoks, et see on meile kõigile kohustuslik. Peaksime maksma selle siis toidus, mitte rahas, ja tegema seda siis enne eidipalvust. Et kui me sellega hiljaks jääme, siis pärast seda ei ole see enam Zakat al-Fitr, on see lihtsalt tavaline almus. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.